Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd jätkame oma andmete uurimist ja seekord siis vaatame, kuidas luua sagedustabelit ja selle abil siis saada vastuseid küsimustele. Sagedustabeli loomine Excelis on väga lihtne. Ma valin praegu välja kõik oma andmed, mis mul siin on, et esimesest siis lahtrist kuni viimaseni ja siis valin lisa või insert ja siis kas liigendtabel või pivottabel, oleneb mis keeles Excel teil on. Ta pakub mulle siis selle vahemiku, mis vahemikus ta selle tabeli teeb ja et ta teeb selle uue siis selle lehe peale, nii ma olen sellega nõus. Ja esialgu tundub, et siin ei ole nagu mitte midagi, aga ma saan täpselt ise määrata, et mis asjad mul seal peal on. Näiteks mind huvitab, võtame selle sama silmade värvi, ma määran, et loistan selle siia, et ridades on siis silmade värv ja anname ka väärtust siia silmade värvi ja siis ma näen näiteks, et mul on see count näitab, et loendati ära, et halle on 10. Samuti ma võin näiteks seda silmade värvi soo järgi veel, panen tulpadesse näiteks soo ja nüüd mulle näidatakse siis, et meestel on siis halli 5, naistel 5, nii et ma saan seda kogu aeg siin muuta. No võtame praegu selle ära. Remove. Nii, remove. Remove. Ja minul oli siis küsimus, millele ma pidin vastama, et kaalu alusel, et millises klassis siis see keskmine kaal on kõige suurem. Ja selleks siis mind huvitab, valime siis reaväärtuseks klassi. Nii, ja nüüd väärtuse, mille järgi ma siis neid klasse hakkan võrdlema, sinna ma loistan kaalu. Nii, aga praegu nüüd, nagu näha, siis mul ei ole see mitte keskmine, vaid siin on summa, see tähendab, ta arvutas selle siis kokku. Ja selleks, et seda siis muuta, selleks ma siis valin siit see value field setting ja valime siis, et ikkagi oleks keskmine. Average, okei. Ja nüüd me siis näeme, et kõige raskemad lapsed on 12. klassis. Nii siin, kui ma tahan, võin siis jälle muuta koma kohti. Teeks 2 kohta peale koma. Ja teistel siis samamoodi. Nii, ja kui mul siin on see siis olemas, siis tegelikult ma nende tabelitega saan jälle toimida nii, nagu ma tahan, et näiteks, et mul on üks tabel olemas, tahan pärast muuta, siis ma saan siit selle lihtsalt kopeerida, et Ctrl-C, lähen teen uue lehe ja panen Ctrl-V selle tabeli näiteks siia. Ja siis ma saan minna tagasi oma siis selle pivot lehe peale ja siis vahetada seal väärtuseid ja esitada endale siis teisi küsimusi. Nii et, et selline lihtne ja kiire moodus saada vastuseid.